Lugupeetud istungi juhataja ja peaminister, loomulikult me ei saanud jälle vastust ei Helle-Moonika Helme küsimusele ega Kalle Grünthali küsimusele. Aga teie peaministriks oleku ajal on meie rahva suhtes ellu viidud sundvaktsineerimist. Loodud võimalus selle alusel inimeste töölt vabastamiseks ja jäetud inimesed ilma sissetulekutest. Olete valitsusjuhina rikkunud inimeste otsustusvabadust ja nende põhiseaduslikke õigusi. Teie initsiatiivil on politsei korduvalt näidanud omaenda rahva suhtes üles agressiivsust, rünnanud neid füüsiliselt, ässitanud nende kallale koeri, pidanud inimesi kinni ainuüksi selle tõttu, et nad on julgenud meelt avaldada. Te olete oma tegevusega toonud rahva korduvalt tänavatele. Te olete oma õhinapõhise rohepöörde elluviimiseks viinud lakke elektri, gaasi ja kütuse hinnad, andnud hoogu saabunud 19%-liseks inflatsiooniks, mille tagajärjeks on hinnatõusud igas valdkonnas. Olete teinud kõik elukalliduse võimalikult suureks tõusuks. Teie juhitud valitsusega on rahvas liikumas või juba osaliselt liikunud vaesusesse ja viletsusse. Inimesed on masenduses ja tulevik on must. Seda kõike olete teinud vähem kui 1,5 aastaga. Oma ametivandes, mille te siin parlamendis ligemale 1,5 aastat tagasi andsite, lubasite te kanda vastutust Eesti Vabariigi ees ja jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Palun öelge nüüd Eesti rahvale ja kõike eeltoodud arvestades, kuidas te seda teinud olete? Milles on seisnenud vastutus Eesti riigi ees ja milles on väljendanud teie ustavus põhiseaduslikule korrale? Millistes tegudes? Inimesed tahavad seda teie suust kuulda. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Teie kirjeldust kuulates tekib küsimus, et mis riigis teie elate? Tundub, et teie Eestit ei armasta. Teie Eesti tundub olevat üks õudne paik tundub olevat see Eesti, mida te kirjeldate. Et mina elan teistsuguses Eestis. Mina elan Eestis, mis on väga ilus, kus elavad head inimesed, kus politsei tagab inimeste julgeolekut, kus tegelikult vaktsineerimine on vabatahtlik, kus on pressivabadus, me oleme 5. kohal maailmas pressivabaduse tasemelt, kus on meeleavalduste vabadus, kõik saavad avaldada oma meelt, rääkida, mida nad tahavad, olla valitsuse vastu, kui te soovite, mitte midagi sellest ei juhtu. Et selles mõttes mina elan riigis, mida ma armastan. Seda Eestit mina igal juhul armastan, aga see Eesti, mida teie kirjeldate, seda mina ausalt öeldes ära ei tunne. Aitäh. Ja nüüd läheme protseduuriliste küsimuste juurde. Kert Kingo, palun. Ma tänan, austatud spiiker. Kas ma olen valesti aru saanud, et infotunni mõte on see, et saadikud saavad ministrilt või peaministrilt küsida ja see minister või peaminister, kellelt küsitakse, peaks vastama, mitte vastupidi, et peaminister küsib saadikult ja siis saadik justkui ei saa ka isegi vastata? Aitäh. Aitäh. Infotunni mõte on see, et Riigikogu liikmed küsivad ja valitsuse liikmed vastavad.